Ukraina ei saa Ameerika Ühendriikidelt Patriot-tüüpi raketitõrjerakette, kuid USA pakkus midagi muud. Võib öelda, et see on oma õhutõrje arendamine. Samal ajal hoiatab USA luure Euroopat Venemaa võimaliku rünnaku eest juba lähitulevikus. 7. augustil sulges Donald Trump Valges Majas lõplikult küsimuse täiendavate Patriot-rakettide kohta Ukrainale. Rakette ei tule ja samal päeval selgus, et Washington pakub selle kompenseerimiseks muu hulgas ühist vanade Nõukogude rakettide moderniseerimist S-300 komplekside jaoks. Ja kõik see toimub USA luure värske, palju muret tekitavama hinnangu taustal, võib Vladimir Putin lähiajal proovile panna NATO otsustavust piiratud sissetungiga veel enne sõja lõppu Ukrainas. Ja Poola välisminister rääkis samal päeval avalikult vajadusest tulistada alla Vene raketid otse Ukraina territooriumi kohal, sest Ukrainal endal ei ole nende vastu veel kaitset. Üldiselt otsib lääs siiski võimalusi, kuidas kaitsta Ukrainat Vene ballistiliste rakettide eest, kui Patrioti rakette kõigile ilmselgelt ei jätku. Minu nimi on Aleksei Petši, uurime seda teemat koos. Aga enne kui alustame, palun tellige see kanal, pange like ja kirjutage oma kommentaarid selle video alla. Alustame siis kõige otsesemast Donald Trumpi avandusest Patrioti rakettide kohta Ukrainale. Eelmisel päeval juhtis üks ajakirjanik tähelepanu Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenski sõnadele, kes ütles, et Kiievil on hädasti vaja laskemoona, et kaitsta end Venemaa rünnakute eest. See oli vestlus ovaalkabinetis ja Trump vastas sellele järgmiselt. Meil endal on neid rakette vaja. Joe Biden andis Ukrainale laskemoona $300 miljardi eest. Kui mina lahkusin, olid meie laod täis, aga nüüd me täiendame neid. Ta märkis ka, et USA-l on raketivarusid üle kogu maailma ja kui neid peaks vaja minema, siis, nagu ta ütles, võtame need ära. Asi on selles, et Trumpi sõnul on rakette justkui palju üle kogu maailma, aga Ukrainale neid anda ei saa, sest neid rakette on ka neil endal vaja ja üldse on puudus. Ühesõnaga, millist versiooni uskuda, valige ise. Kommenteerides Venemaa rünnakute tugevnemist Ukraina vastu, šokeeris Trump kõiki ja ütles järgmist. Kuulake, meil pole sellega mingit pistmist, meid lahutab ookean, aga mul on ebameeldiv vaadata, kuidas noored inimesed hukkuvad. Ta lisas, et töötab sõja lõpetamise nimel. Tsitaat, ma lahendasin 8 sõda. Ma arvasin, et see võib-olla saab olema üks lihtsamaid, aga sellest sai kõige raskem. Aga edusamme saavutatakse. Siin on oluline meeles pidada, et see ei ole esimene keeldumine. See on juba tehtud otsuse kinnitamine. Eelmisel päeval teatas Financial Times allikatele viidates, et Trump keeldus andmast Volodõmõr Zelenskile täiendavaid Patrioti raketitõrje rakette. Juba juuli lõpus Valges Majas toimunud kohtumisel, kui Zelenski palus anda Kiievile talveks 300 raketti. Üheks keeldumise põhjuseks nimetas Trump nende laskemoonade kasutamist USA objektide kaitsmiseks Lähis-Idas. Varem palus Zelenski ka litsentsi Patriot tõrjerakettide tootmiseks. Seda küsimust arutati Trumpiga juuli alguses läbirääkimistel Ankaras. USA president lubas alguses litsentsi üleandmist, kuid hiljem keeldus, selgitades, tsiteerin, see on täiesti erakordne relv ja me peame olema ettevaatlikud, kellele litsentse anname. Tegelikult me ei litsentseeri relvade tootmist. Huvitav, eks? Enne seda lükkas Trump ümber meedias ilmunud teated, et USA sõjaväelastel oli Iraaniga sõja ajal laskemoona puudus. Ta rõhutas, et USA-l on tohutud raketivarud ja ähvardas vanglakaristustega neid, kes levitavad teavet laskemoona puuduse kohta. Nüüd sellest, mida Ukrainale vastu pakutakse. Ameerika Ühendriigid töötavad koos Ukrainaga selle nimel, et täiustada Nõukogude Liidus loodud õhutõrje raketisüsteemi S-300 laskemoona. Sellest teatas telekanalile PBS RU läinud kolonel Robert Hamilton. Tema otsene tsitaat, jätkuvad Ameerika ja Ukraina ühised pingutused, mille eesmärk on moderniseerida vanu S-300 rakette või luua kaasaegsem versioon, mis parandab nende võimekust.
tema sõnul jõuavad uuendatud mürsud Ukraina armee relvastusse juba 2026 aasta lõpuks ja neid hakatakse tootma mitusada tükki aastas. Väidetavalt peaks sellest piisama Vene ballistiliste rakettide allatulistamiseks. Kontekst ei ole siin uus. Juba 2024 aasta septembris tollane USA kaitseminister Lloyd Austin ütles Ukraina kaitsekontaktgrupi kohtumisel Ramsteinis juba teatas ühisest tööst Nõukogude õhutõrjesüsteemide S-300 ja lennukirakettide R-27 asendamise kallal. See tähendab, et projekt on kestnud juba 2 aastat. Ja nüüd tundub jõuab see lõppfaasi just siis, kui alternatiivne tee, see tähendab Patriot, on seni suletud. Samal ajal pole küsimus Patriotile vajalike tehnoloogiate, see tähendab tootmislitsentsi kohta, lõplikult lahendatud. USA kongressi liige Mike Turner kutsus Donald Trumpi ja Pentagoni üles tegutsema võimalikult kiiresti läbirääkimistel Ukraina jaoks püüdurite tootmistehnoloogia üleandmise osas. Nagu ta ütleb, võimaldakse Kiievil tootmist iseseisvalt korraldada. Aga praegu on see vaid üleskutse, mitte otsus. Samal ajal pakuti Ukrainale võimalus toota rakette S-300 süsteemide jaoks. Kui reaalne on, et S-300 suudab asendada Patrioti, on eraldi küsimus ja siin tuleb olla aus. Need on põhimõtteliselt erinevad süsteemid oma ülesannete poolest ning moderniseeritud raketid S-300 jaoks on vaid ajutine lahendus, aga mitte täisväärtuslik alternatiiv sellise taseme ballistiliste rakettide vastu, mida suudab kinni püüda Patriot. Aga olukorras, kus Zelenski tõdeb, et lääne partnerite poolt Ukrainale tarmitud õhutõrjerakettide kogus 2026 aasta esimesel poolel on võrreldes eelmise aastaga 3-kordselt vähenenud, siis on iga täiendav kogus ükskõik milliseid püüdurakette juba päästetud elud. Ja edasi tsitaat Zelenskilt. Kaitse Venemaa raketiohu eest on kõige tähtsam ülesanne meie inimeste elu säilitamiseks. Kõik partnerid teavad, kuidas ja millega nad saavad aidata. Abi mittetähtaegsus, viivitused antiballistiliste rakettide tarnetes toovad just selliseid purustusi ja ohvreid. Seetõttu rõhutas ta, raketid on partneritel olemas. See tähendab, et probleem ei seisne relvade füüsilises puudumises, vaid otsuses neid üle anda või mitte. Kuid eurooplased võivad tõepoolest karta püüdurakettide üleandmist, sest nad kardavad, et Venemaa ründab varsti neid endid. Ameerika Ühendriikide luure avaldas uue hinnangu Venemaa võimaliku rünnaku stsenaariumi kohta NATO vastu uute raportite kohaselt. Vladimir Putin võib proovida testida alliansi otsustavust, alustades piiratule tungi liitlasriigi vastu juba enne sõja lõppu Ukrainas. Varem arvas Ameerika luure, et Vladimir Putin ei provotseeri NATO riiki enne sõja lõppu Ukrainas, kuid see hinnang on muutunud. Mida rohkem Vladimir Putin satub surve alla nii Ukrainas kui ka Venemaa sees, seda rohkem tekitavad seal droonid Vene armeele kasvavat kahju. Naftatööstusele põlevad laod ja nii edasi. Ja Putini väed saavutavad rindel järjest vähem edu, kandes samal ajal suuri kaotusi. On ilmne, et Putin hakkab nerveerima ja otsib uusi viise eskalatsiooniks, lootuses saavutada deeskalatsiooni. Hüpoteetilise rünnaku eesmärk NATO vastu sellises olukorras on lihtsalt alliansi lõhestamine. Ja edasi tuleb otsetsiteering USA luure raportist. Võimalikud ohud ulatuvad küberrünnakust NATO riigi vastu või tundmatute relvastatud rühmade saatmisest territooriumi okupeerimiseks kuni piiratud sissetungini alliansi idatiival. Ameerika luure hinnangul võib Venemaa mis tahes tegevus aset leida ajavahemikus käesoleva aasta sügisest kuni 2029 aastani. Kõige ekstreemsema stsenaariumi piiratud maismaa sissetungi tõenäosus on madal, kuid aruannete kohaselt see aja jooksul kasvab. Sellist sammu on alati peetud ebatõenäoliseks just seetõttu, et see rakendaks NATO 5. artiklit, mis käsitleb kollektiivkaitsekohustust. Kuid artikkel 5 ei reguleeri nii selgelt vastust küberrünnakutele või hübriidohtudele. Ja just selles hallis tsoonis luure hinnangu kohaselt tegutsebki tõenäoliselt Moskva. No näiteks nii.
droonid ja raketid on juba tabanud Poolat ja Rumeeniat. Kas seda saab nimetada otseseks rünnakuks? NATO arvates mitte. Ja vastavalt sellele ei ole 5. artiklit aktiveeritud. Ja siin ilmneb otsene seos rakettide puudusega. Need uued hinnangud ilmusid kriitiliselt oluliste laskemoonade puuduse taustal, mida Ameerika sõjaväelastel on vaja, et seista vastu Venemaale või Hiinale võimalikus tulevases sõjas. Ohus on kaugmaa täppisrakettide, armee taktikaliste raketikomplekside ja lühimaa õhutõrje rakettide Stinger varud. Ehk just seda tüüpi relvastust, millest praegu napib ka Ukraina kaitsmiseks. Lääne luureteenistused peavad kõige tõenäolisemaks võimalikuks vastasseisu suunaks. Balti riike ja Poolat sama leiavad ka sõjaanalüütikud ja alliansi idatiiva juhtkond. Ameerika luure on juba hoiatanud Varssavit Venemaa võimalike provokatsioonide eest riigi kriitilise taristu vastu, mille eesmärk on testida NATO reaktsiooni. Ja Leedu luure, tuletan meelde, arvab, et Venemaa võib kasutada hõivatud Ukraina droone rünnakuteks Balti regiooni taristu vastu, et esitleda seda kõike justkui Ukraina provokatsioonina. Ja lõpetuseks veel üks uudis. Poola välisminister Radoslav Sikorski kutsus üles arutama võimalust Vene rakettide tõkestamiseks juba Ukraina territooriumi kohal. Ilma ootamata nende võimalikku sisenemist Poola õhuruumi. Põhjuseks said endise peaministri Mateusz Morawiecki hiljutised avaldused, kes astus vastu järgmise Patrioti raketipartii Ukrainale üleandmisele. Mis on Kiievile vajalikud, et alla tulistada Vene ballistilisi rakette? Sikorski rõhutas, et Kiiev on juba mitu päeva järjest olnud Venemaa ballistiliste rakettide massiivsete rünnakute all, mille eest pole seni mingit kaitset ning tsiviilelanike ohvrite arv jätkab kasvamist. Tuletan ka meelde, et 30. juulil kukkus Poola territooriumile Vene tiibrakett H-101, 70 kilomeetri kaugusele riigipiirist. Ja nüüd märkis Poola asekaitseminister Cezary Tomczyk pärast intervjuud, et kui varem lasi Venemaa ühe rünnaku ajal välja kuni 20 raketti, siis 30. juuli öösel ulatus nende arv umbes 70 nii. Ja umbes 20 neist lendasid just Poola suunas. Nii et läänes otsitakse siiski võimalusi, kuidas kaitsta Ukrainat ja iseennast, sealhulgas ka Vene ballistiliste rakettide eest. Aga see rõhutab veel kord, et Ukraina peab ise võimalikult kiiresti töötama välja omaenda antiballistilise kaitse. Muidu saamegi ainult seda, mis läänes üle jääb. Siin jätab mõtte pooleli. Kirjutage oma arvamus ja järeldused selle video kommentaaridesse, tellige kanal, vajutage kellukesele ja ärge unustage panna laiki. Sellega on kõik. Hoidke end, kõike head!